kaal koosseisus väljakul ja nüüd siis ootame täpselt ära, et õiget sekundit kostuks ja nii on ja lahti on meil mängitud Premium-liiga 2026. Noh, ikkagi pigem pingimeheks, nüüd siis tagasi. Jah, Flora on saanud, ütleme viimased... Jah, ütleme Luka puhul... kus nüüd... Tiitlit Florale ei pakutud. Pannes kokku kõik need lotsid, mis meil eelmise aasta märtsis näiteks olid Vassiljev uue peatreenerina, kui Sappinen alustab ja Sappinen 1 6. minutil, Flora 1, United 0. No oli õhus, ütleme ikkagi juba siin 3-4, võib-olla isegi juba 5 minutit, et Flora luusis siin ümber ka hästi ja natuke ka hästi ja lõpuks Alamaa teeb ütleme seda, mida äärtelt oodatakse, ehk et võtab ka väikse maa-ala peal seal kastis ette ja lööb, ütleme, saab varba otsaga. Nii, Püra taha täna ei jää. Siis tegelikult ega neid välismaalasi nüüd nagu ja uusi mehi Nõmme Unitedil nagu liiga palju ei ole, et siin just nüüd oli. Mätas ääre peale, annab ette. Oi. Aga nüüd Beglarashvili luges hästi olukorda. Läheb Eeringu vastu, jalg oli vahel ja eemalt ja suunab. Ja hästi suunab. Nii pikk out. Vaher lööb ära. Nii ja... Pooleli jätad tuleb alati lõpuni mängida, et Koolo poolt suurepärane plokk. Nii ja nüüd see Sapi saab veel jooksma ka ja saabki ja 3-2 olukord võib siit tekkida. Alava tuleb kaasa, Alliku tuli keskelt, Sappinen on kastis taha posti ja lööb ikkagi läbi värava vahi, aga lööb. Pürg teeb meeletu hüppe sinna ja jõuab palli ette ka, aga ei suuda seda võrgust väljas hoida. Aga siin jällegi, et kui siin just hetk tagasi oli see hea materjal selle kohta, kuidas tuleb olukord lõpuni mängida, siis tegelikult oli ju Nõmme Unitedil nurgalöögist väga ohtlik moment. Just, ja kuidas Kivila alustas. Ja see, kuidas Sappinen võitis palli ja siis... Korts ja Koolopov. Ma ütleks, et ta on ära teeninud värava oma tänase mänguga. Täpselt tahtsin sama asja öelda, et saab oma mängu nii-öelda krooniks juba siin teise poole. Jalaga kastis peaaegu, et risti lüüa. Ja niimoodi vasaku välisküljega niimoodi veits üle jala lasta sinna taha risti, et... No edevuse koefitsient on päris hea väraval juures. Aga jälle, et see algus juba see Alamaa läbimurre eelmisest nurgalöögist sai ta ka ju löögile ja nüüd ikkagi sa oled selleks teiseks palliks valmis ja Pürgil ei ole jälle mitte midagi teha, et see on... Nii, Frolov. No täitsa latt kohe. Isegi ei jõud läbi lugeda, et jäi veel vaatama, et ega see on... Nii, Sappinen läheb värava peale. 4 tuleb ja 4 tuleb. Sa võid igasuguseid pabereid väljakule viia, aga kui sa siis sellel hetkel see ei saa selle söötmisega või pallikontrolliga... Aga võib-olla seal oli kirjas olnud. Lihtsalt see on normaalne protseduur, et vaadatakse üle. Värav. Nüüd mis on Frolov ja Sappinen? Kaptenid. Vist ei loe, ma arvan. Ikkagi käega mängis, jaa. Et nüüd sealt põrkas see... Võib-olla see oli kirjas, et Sappinen lööb käega. Vaat siit nüüd on näha, kuidas et ta saab... Selles mõttes aus kaup. Jah, et siin on väga selge reegel, et siin on, kas on kinnine, lahtine, kogemata meelega, vahet ei ole. Kui läheb vastu kätt ja sellest... Järvelaid, Beglarashvili, nüüd pall liigub. Nii Kreida. See ka ja Flora tuleb päris asjaliku lainena. Oba. Ja Egert Õunapuu saab läbi, aga
aga kas on veel siin? Jah, joone pealt Kolobov toob ära, et Kolobov Koppel kuulab. Ei mingit viga enam sealt Varrilt ka ja esimesest mängust Flora kirjutab 3 punkti tabelisse. Kokkuvõttes tegelikult ikkagi väga, väga kindlad 3 punkti. Tänane mäng oli selgelt nende kontrolli all ja nii, Rauno Sappinen, avalöök on tehtud, 3-0 võit on olemas, sinul endal värav kirjas, sööt kirjas, oli see nüüd ideaalne hooaja algus? Kas just ideaalne, aga väga hea algus kindlasti, et ees lõime 3, taga 0, 3 punkti ja kindlasti niimoodi me soovisime alustada. Kui see hooaja või mängueelne koosolek oli riietusruumis, siis kas oli mingi erilised laused kõlasid ka, et alustame hästi, teeme nii, teeme naa? Jah, kõlas küll tegelikult päris palju erilisi laused, et meenutati mingeid hetki eelmise hooaja lõpust ja eelmistest aastatest, et kui hea tunne see on, kui sa saad novembris karika endale peale kohale tõsta, et tuletate seda meile meelde ja teadvustate siis seda, et iga mäng on väga-väga oluline. Mingite lõplike järelduste jaoks muidugi 90 minutit ei ole piisav, aga ikkagi, kui sa mingid punktid tooksid välja, mida sa teada said ja mida sa teada ei saanud? Jaa, ega vastasid on ka väga palju erinevad, et midagi saime Nõmme kohta teada, midagi saime enda kohta teada, aga pärast mängu ma ütlen suuri järeldusi siit ja on veel juba raske teha. Nii, aga mis sa ikkagi teada said? Ma sain teada, et jalgpall on väga-väga tore mäng, ma sain kinnitust. Ega ma ütlen ausalt, ma ei oska praegu rohkem midagi paika panevat öelda. Need, kes on nüüd uued mehed meeskonnas, said nad hakkama ja kui sa võrdad seda hooaega 90 minuti pealt ja eelmist hooaega tervikuna, siis mis sa muutustena välja tooksid? Jah, kõik uud mehed, ma arvan, said väga hästi hakkama, samamoodi kõik, kes on siin juba enne olnud, et ma arvan meeskondlikult väga-väga hea mäng ja mis su küsimus lõpp oli? Et kas sa said midagi teada või palju, ütleme mänguliselt siis meeskond on muutunud? Ma ütlen, on ainult need indiviidid selle meeskonna sees, et mänguplaan meil suures pildis väga palju muutunud ei ole. Nii, nüüd edasi minna, samamoodi midagi muuta, kuidas tundub? Meil on nädala pärast revansi koht, vaatame üle uuesti Kalju ja läheb lahinguks. Nii, aitäh Rauno Sappinen ja Andrei Frolov jõuab ka õige pea nüüd meie juurde ja siis saame temalt küsida Nõmme Unitedi kohta. Nii, Andre, meie juures 0-3, mida sa välja tooksid? Kaotus. Jah, et selles suhtes mitte kõige parem hooaja algus, et lootsime muidugi paremat, aga kahjuks jah, täna nii, et Flora sai kiire värava kätte, et nagu oli näha, et mõlemal meeskonnal võimalusi. Flora näitas klassi, et nad lõid oma variandid ära, meie täna ei suutnud. Aga kindlasti palju selles suhtes õppematerjali, et mida me saame parandada, aga potentsiaali meil on. Kuidas sulle tundub nüüd Nõmme tase premium-liigas, et kannatab elada või oli see reaalsuskontroll päris julm täna? No ma ei tea, kes mängu nägid, ma ei arva, et nad nägid seal midagi, et see päris nüüd õudne oli. Ja meil kindlasti on väga hea võimalus, meil on väga hea meeskond ka. Võib-olla tõesti top 4 päris püüdma ei hakka see aasta, eks, et aru saadav, aga tahame ka sealt punkti kätte saada, aga kindlasti väike samm on tehtud ja siit ainult üles mäge. Palju sul sellist isiklikku õhinat oli, et nüüd taas tagasi ja Nõmme United ja kõik on nagu suur mäng tagasi? Ei, väga mõnus, et iga hooaeg, kui jälle algab, et on mõnus tagasi tore premium-liigas olla ja üritasin omal poolt nii palju teha, kui suudan, et midagi kätte saada, aga täna nii, jah. Täna nii, aitäh Andre ja sellega siit ka lõpetame.